Tondid, vaimud, kodukäijad, poltergeistid ja surnud sugulased. Kindlasti on keegi teile rääkinud, kuidas ta kuuleb enne magama minekut kummalisi kolinaid või häälitsemist. Halvimal juhul toimetatakse lausa uinuja magamistoas. Tihtipeale liigitatakse need seletamatud nähtused paranormaalsete hulka ning peetakse neid mõne eelnimetatud tegelase kätetööks. Kuid miks kollid just une ajal meid tülitama tulevad? Magades läbib meie uni erinevaid faase, millest üheks on REM-uni, mida iseloomustab magaja suletud silmade kiire liikumine. Selles uneetapis nähakse kõige selgemaid unenägusid, mis tõttu on keha selles staadiumis liikumisvõimetu, et me endale unenägude luumuses haiget ei teeks. Ometi võib juhtuda, et inimene jääb selles faasis mingil määral ärkvele, mis põhjustab seda, et ta näeb ja kuuleb oma toas hirmutavaid uneviirastusi, olles samal ajal täielikult halvatud. Kirjeldatud nähtust nimetatakse uneparalüüsiks. Ent teadusel on veel üks seletus magamistoas aset leidvatele kolinatele. Kui meie aju valmistub unne suikuma, hakkavad seal üksteise järel välja lülituma piirkonnad, mis tegelevad liikumise, nägemise ja kuulmisega. Vahel võib juhtuda, et välja lülitumise asemel edastavad kuulmisneuronid hoopis tugeva signaali, mida inimene kogeb ehmatava paugatusena. Sellelgi viperusel on oma nimetus – lahvatava pea sündroom. Paranormaalsed fenomenid jäävad oma olemuse tõttu tihti seletamatuteks. Ent neid nähtuseid kogevate inimeste uurimine aitab teadlastel paremini seletada ajus toimuvate tajuprotsesside iseärasusi.